Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Amburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 16 kuni 22 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No siit tuleb kohe karikate rüütel uudistega ja uudised on seotud kuidagi rahaga, stabiilsusega, et seal kõrval olev müntide 10 tähendab pikaajalist stabiilsust. Et kas see on mingisugune pikaajaline projekt, mida te siin olete käima lükkamas? Ma ei tea, kusagilt tuleb, ühesõnaga, see kaart räägib sellest, et stabiilsus on nagu kõiges. On see majanduslik stabiilsus, see on tervisega on kõik korras, see on perekondlik stabiilsus. Et selle kaardi peal, ma sõidan natuke lähemale sellega, et siin on nagu kõik olemas, siin on täielik idüll. Siin on olemas perekond, kodu, müntide 10, no münte on seal piisavalt, et jätkub endale ja võib teistelegi jagada, et ei pea muretsema oma tuleviku pärast, et miski asi teie elus hakkab paika loksuma. Ja kui teil on näiteks ka käsil mõni uus projekt, et siis see alumises reas on karmakaart ja karmakaart räägib sellest, et miski asi loksubki paika, et miski asi saab läbi, mingisugused, võib-olla oli seisak, et seisakud saavad läbi ja liigute nagu selles uues valitud suunas. Uudised toob teile ka see sauade baas. Sauade baas tuleb uudistega, aga nende uudistega ma soovitaksin olla natuke ettevaatlikum. Sellepärast, et seal kõrval on see mõõkade 7 ja mõõkade 7 on minu jaoks see kaval müügimees, kes üritab kellelegi midagi pähe määrida. Siin tuleb olla ettevaatlik lepingute allkirjastamisega, tuleb läbi mõelda seda, kas see, mida teile pakutakse, on tasuv projekt, kas seda tasub üldse teha. Et siin on ettevaatust, lihtsalt ettevaatust, et pärast ei oleks kahetsust, et pärast ei oleks varjatud vigu. Keegi võib pakkuda teile näiteks suveks mingit tööd, mingit sellist suveprojekti ja alguses tundubki kõik, et küll on tore, et teeme ära, mis seal on, aga lähete sinna tööle ja siis tuleb välja, et 4 tunni asemel peate istuma 8 või 8 tunni asemel on tööpäev 12 tundi pikk. Teile laotakse võib-olla seal mitme inimese töö selga, aga tegelikult makstakse palka ainult 1 inimese jagu. Et midagi sellist, see võib olla selliste varjatud vigadega, mis kohe ei paista välja. Või kirjutate alla mõnele lepingule ja siis on seal peenikeses kirjas hoopis midagi muud, mis ei ole teile väga kasulik. Ma sinna tahan jõuda oma jutuga, et olge ettevaatlik ja siin on ka sauade 7, mis ütleb, et ennast tuleb kaitsta. Et kui teile keegi midagi väga peale surub, mida teie ei taha, siis olge varmad ennast kaitsma. Karmakaart lõpetab midagi ära ja uued algused on siin kohe selle sauade 2-ga. Teil on ju peas plaan juba olemas, kuidas enda seda stabiilsust kindlustada. Teil on peas plaan, teil on peas mõtted, kus suunas liikuda ja see karmakaart ütleb seda, et see selgus tuleb. Et kui ennem oli udu võib-olla teie peast, te täpselt ei saanud aru, minna või mitte minna ja käia või mitte käia ja kuhu suunas joosta, siis see karmakaart ütleb, et midagi ikkagi saab läbi ja tuleb ka see selgus, tuleb see valgus, et teil tuleb see kindel teadmine, kuidas edasi liikuda, et saavutada seda sama stabiilsust. Me ju kõik tahame enda ellu stabiilsust, nii majanduslikku stabiilsust kui perekondlikku stabiilsust. No kõike seda, mida meil elus vaja on, et meil tervis oleks korras, et meil raha oleks piisavalt, et meil oleks armastavad inimesed ümber. Meil ei oleks midagi, mis negatiivselt meile mõjub, et sellised negatiivsed olukorrad räsivad meie hinge, aga meie hingel on ka vaja stabiilsust, positiivsust just. Et uued projektid ootavad ees. Siin te ootate selle sauade 2-ga, peate plaani oma tuleviku suhtes. Et mis ma oskan teile soovitada? Olge ettevaatlik igasuguste lepingute allkirjastamisega sellel nädalal. Ärge võtke kõike puhta kullane, lugege läbi viimase reani, lugege läbi punktid ja komad ka.
ja kaaluge, võib-olla uurige isegi mingisugust, ma ei tea, tagasisidet kelleltki teiselt või saate ju firmade tausta uurida, vaadata, võib-olla tuttavatega arutada, mõelda, kas üldse sellel kõigel mõtet on. Et sellised väikesed hoiatused, aga positiivne on see, et head uudised tulevad, stabiilsus peaks ka saabuma ja projektid, mida te oma peas olete mõelnud ette võtta, siis praegu on õige aeg nendega algust teha. Et soovin teile siis edukaid uusi projekte, olge ettevaatlik ja tulgu teil üks imeline nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.